Eetris on Hackvertising podcast kõigile ettevõtjatele ja turundajatele. Tänaseks saatekülaliseks on meil Gert-Kristjan Rungi, kes peaks küll kõigile noortele inimestele olema eeskujuks oma pealehakkamisega. Ja see mees on mees, kes on väga noorelt juba alustanud ettevõtlusega. Ta on tutvunud Zlatan Ibrahimovitšiga. Ta on pea peale pööranud Eesti funktsionaalsete jookide ja snäkkide turu. Ma ei tea, kuhu järgmiseks, Gert-Kristjan Rungi? Ma arvan just vastupidi, ennem see ei olnud pea peal, nüüd see on nagu pea peal, et nüüd on õiges suunas. Ennem ta oli nagu kehvavõitu, et me jõime ainult Coca-Colat ja sõime Snickersit, et nüüd me saame midagi tervislikku ka nautida. Ehk siis nüüd on õiget pidi. Väga hea vastus. Ehk siis ennem oli pea peal, et otse maasse nagu. Just. Ja. Aga minu jaoks oled sa alati väga inspireeriv inimene olnud just enda positiivsuse, sellise pealehakkamise ja kuidas öelda, võib-olla ettevõtlikkuse poolest. Ja mulle tundub, et sul on alati siuke töö, work-life balance on väga hea olnud. Kuidas sa ise seda kommenteerid? Oleneb ettevõtluse algusaastatel ma ütleks, et see ei olnud väga heas seisus, sest isegi jalgpall, mida ma hullult fänn on, jäi tol hetkel tagaplaanil, ma ei mänginud vist 3 aastat jalgat. Sellepärast, et ma tegingi reaalset tööd, käisin ülikoolis ja ütleme, et mingil hetkel olin ka võib-olla natuke sellise läbipõlemise ääre peal, kui ma Vitaminväliga alustasin, kui see ei läinud kohe käima ja samal ajal ma pidin ise noori ettevõtjaid juhendama, õpetama, kuidas võiks äri teha ja kuidas on võimalik ise raha teenida. Ja samal ajal ma teadsin, et mul endal võib äri nagu iga kell põhimõtteliselt pankrotti minna, sest Vitaminväli pole käima läinud. Aga siis juhtusid mõned imed ja kokkusattumused ja Vitaminväli läks käima ja läheb siiamaani ja suurematel tuuridel käima. Väga hea. Ja enesekindlalt lihtsalt panid edasi vaatamata sellele, et mingid takistused olid? Ja ma arvan, et ükskõik elus sul tuleb nagu sellist takistus igal teekonnal ette. Äris ettevõtjana sul tuleb kindlasti neid keskmisest rohkem ette. See ongi võib-olla see, et sa oledki ettevõtja, eks, et sa võtad asju ette. Ma arvan, et see sõna nagu eesti keeles on selles mõttes ideaalne. Jah, et kui sa tahad ettevõtja olla, siis sa pead sellega paratamatult arvestama, et sul tuleb tõenäoliselt iga päev mingi teema. Eile õhtul mul helistas üks töötaja, et ta on olnud koroonahaige ka lähikontaktis, eks, et nüüd pead siis mõtlema, et mis sa teed. Okei. Kõik hakkasid kohe käsi pesema ja saatsid kirjad välja töötajatele? Ja kohe suhtlesin töötajatega. Aga meil on üks Vitaminväli, et reklaam. Okei. Et kas sa... Ma ise olen märganud seda, et kui sa oled ettevõtja, et siis mingi hetk ongi see, et sinu juurde jõuavad ainult probleemid või sellised nagu asjad, mis on valesti enne, mida tuleb kiiresti lahendada. Et kuidas on sinu roll ettevõtjana nagu muutunud, et sa oled väga varajases eas juba alustanud koolis, olid sul mingid õpilasettevõtted, tegid igast särke seal asju enne. Ja sealt edasi, et sa oled päris suure asja tänaseks teinud, vähemalt paljude inimeste standardite järgi ja Eestis just, et kuidas sinu enda tööpäev on muutunud ja kuidas see töö, mida sa varem tegid, on muutunud tänaseks? Alguses ma alustasin üksinda, eks, et ma tegin kõik üksinda. Alates sellest, et rääkida tootjaga lepingud läbi, korraldada transport, logistika, kleepida tooted, kleepida eestikeelne tekst toodetele peale, viia need poodi müüki, ise füüsiliselt enda autoga, tassida neid. Lisaks päris tugevaks. Ja sai trenni teha. Ja teisalt nagu see pool, et poodides degusteerimiste tegemine, ühesõnaga kõik 0-100 ise teha. See oli selles mõttes hea, et nüüd ma tean, kuidas kõik need asjad käivad, eks, et see on tavaline, ma arvan, ideaalse juhi valem, et sa alustad kõige madalamast astmest mingis suuremas ettevõttes näiteks ja lõpuks saad juhiks. Sa tead täpselt, kuidas iga see samm ja aste nagu käib ja millised on seal võib-olla arenguvõimalused, mida paremini võiks teha. Ja samas sa mõistad töötajaid. Täna ma olen häkis keset päeva, nii et praegu ma ei pea degusteerimisi poodides tegema. Ütleme, et ma arvan, et ettevõtte arengu perspektiivis ongi see, et juht, kui ettevõtte tahab arendada, juht ei saa kogu aeg tegeleda väikeste asjadega. Ehk siis sul on vaja leida nende erinevate detailide osade peale inimesi, kes aitaksid sul nende siis probleemide ja teemadega tegeleda. Ehk siis täna võib öelda, et mul on väga-väga hea meeskond, kes müügi ja turunduse mõttes meie olemasolevate brändidega teebki peaaegu 99% ise kõik ära.
meil on regulaarsed kohtumised, koosolekud, kus me räägime plaanid üle, aga põhimõtteliselt nagu see elluvimisprotsess on täiesti nende peal, nad on väga-väga head selles, nad on kogenud, samas nad saavad mul kogu aeg küsida, kui vaja on. Aga kui me räägime toote arengut, toodete arendamisest või ettevõtte nagu arendamise poolest, siis selle ma olen jätnud enda peale. Ehk siis uute brändide väljatöötamised, võib-olla struktuuri muudatused, kõik see poole, et see on jäänud mu enda peale või laienemised välismaal näiteks. Okei, aga kas oskad välja tuua ka mingi hetke äris, kust maal sa selle muutuse tegid? Kaua Gert-Kristjan Rungi on täna teinud GKR Trade'i? GKR Trade'i 8 aastat olen teinud muutus siis, et millal ma ise enam ei teinud kõike enam. Just. Eks see on samm-sammult läinud, ma arvan, et jah, see on samm-sammult läinud, et kõigepealt ma võtsin endale müügiinimesed kampa, sest ettevõtte areneb läbi müügi, eks mida rohkem sa müüki teed, seda suurem see areng on. Ja ütleme sellistel väiksematel detailid on ala näiteks kontori assistendi, nii-öelda sekretäri. Me võtsime alles sel aastal tööle, et me oleme seda mikromanagementi nagu üritanud võimalikult võib-olla nagu vähe teha ja selliseid ametikohti ka mitte luua, mis olekski nagu lihtsalt sellised haldusametikohad, vaid enamus positsioonid, mis meil on edasi viivad positsioonid. Kõik loovad väärtust. Just. Okei, aga on sul mingid näpunäiteid ka ettevõtjatele, et paljud väikeettevõtjad ma tean, et neil on raske saada välja sellest rattast, et nad on ise spetsialistid, nii nagu sa rääkisid, nad on kuskilt varem töölt ära tulnud või nad on õppinud mingi asja selgeks ja siis hakanud ettevõtlust tegema. Et kuidas nad sellest rattast välja saavad, et ise kõike teha, kuidas nad jõuavad sinna, et nende töötajad teevad vajalikud asjad ära ja vastavad nende standarditele? Eks see ongi, ma arvan, väga-väga raske küsimus tegelikult, et mis hetkel sa saad endal seda tegelikult lubada, on see, kus sinu enda ütleme, elementaarsed vajadused on rahuldatud, ilmselt su ettevõtte käive ja kasumlikkus on selline, et sul on võimalik inimesi juurde võtta. Sa võid muidugi ette investeerida inimesi kohe võtta, eks eeldades, et sa saad müügi taha. Aga no, ma arvan, et oluline on see kliendibaasi kasvatamine, et samm-sammult minna ja et millal nagu inimesi juurde tuua, mitte ise teha asju. Ma arvan, et seal on nagu see koht, et sa pead enda jaoks mingi piiri seadma, et nüüd mul on mõttekas nagu inimene juurde tuua, sest me ettevõte suudab siis areneda rohkem, kui mina üksinda suudan nagu seda teha, et võib-olla ma suudan lühiajaliselt, võib-olla aasta aega ma suudan nagu seda joont säilitada ja suudan võib-olla natuke arendada ka, aga kui ma toon täna inimesi juurde, siis tõenäoliselt 2 aasta pärast me oleme nagu 2 korda suuremad, kui ma üksinda tehes oleks. Okei. Aga natuke sellest struktuurist rääkides, kuidas sul üles ehitatud on? Sul on mingid meeskonnad ettevõttes või iga brändi peale keegi või kuidas? Ja meil on niimoodi, et meil on tegelikult tooteportfelli 8 löödud põhimõtteliselt. Meil on mõlema tooteportfelli peale siis 2 inimest, kellest üks on tootejuht, teine on siis turundusspetsialist. Nemad koostöös põhimõtteliselt siis toimetavadki siis müügi planeerimise ja turunduse haldamisega. Pluss meil on siis turundusassistent, kes aitab mõlemad turundusspetsialisti ja müügimeeskond siis eraldi. Okei. Ja kuidas sa neid motiveerid või kuidas nad leiavad selle drive'i, et teha head tööd? Ma arvan, et ülioluline asi on see, et inimestel endal need brändid meeldivad esiteks, et me just tulime välja uue brändiga Splash, mille turundusspetsialist on ise see toote suur fänn ja talle meeldib see toode ja seeläbi on nagu üliäge näha, kuidas ta täie innuga seda toodet nagu tahab ise turundada ka. Ja talle meeldib see turundus nagu plaan või see image, mida me tahame selle tootega kuvada ja ta on nagu super excited ja teeb oma tööd üli hästi. Ma arvan, et see on nagu number 1, et sulle peab bränd meeldima, et me arvan selles mõttes õnnelikud, et meil ongi nii ägedad brändid nagu Vitamin Barbell, Nocco, Fruity, Splash näiteks. Et sa saad tarbijatelt, sõpradelt, perekonnaliikmetelt seda tagasi, et kui äge toode sul on. Et see on siis üks pool. Ma arvan, meeskond nagu üleüldiselt on see, mis üksteist motiveerib. Ehk siis meeskond üksteist saab tugevdada ja motiveerida kenasti. Ja üleüldine töökeskkond, ma arvan, on nagu ka oluline. Nagu mingi visioon ka, et kui võtta näiteks GKR Trade, siis meie nagu visioon ongi tuua uusi trende turule. Ja see on ka nagu inimeste jaoks mingi suurem ja lahedam eesmärk, kui lihtsalt niisama mingit kalja Venemaalt turule tuua ja
ja müüa. Okei, aga kuidas sa neid brände leiad, mida sa turul tood või kuidas te olete leidnud? Ja no erinevalt, peaasjalikult ise reisides ja kuskil poelettidel nähes või internetis ringi vaadates. Osad brändid on meid ise leidnud. Noh, ütleme, et meile saadetakse iga päev saadetakse pakkumise, et hakake meie tooted Eestis müüma. Aga nendest 1000 ma arvan pakkumisest, mis meile siin aasta või 2 jooksul tuleb, umbes 1-2 on nagu meie jaoks huvi pakkuvad. Et noh, väga-väga palju on tootjaid, kes otsivad endale distribuutoreid, aga ütleme nii, et neid teemandeid on tegelikult väga vähe. Okei, ja kes teile otsuse teeb, et millised te võtate? Sina ise? Tihti üheskoos teeme, et kui tundub vähe huvitavam toode, siis me tellime näidised kontorisse. No just eile oli näiteks näide, kus minu arust oli üks väga äge toode, üks mangomoos kusjuures. Ja ma mõtlesin, et eksootilisi moose nagu väga turul ei ole, et on ainult õunamoos ja mustasõstramoosid ja sellist asjad, eks. Ja siis pakkusin kontoris ja siis ma sain nagu kohe aru, et okei, mu võte võib-olla kõige parem nagu ei olnud. No ma veel natukene muidugi teen seal researchi, aga ütleme nii, et keegi ei võta üksinda seda otsust vastu. Et see on jälle tiimitöö, et üks võib esitleda seda ideed ja siis terve tiim hindab. Kui tiimis on selline so-so, siis läheme natuke laiemalt, küsime perekondade käest ja nii ka, et võimalikult nagu adekvaatne pilt saada, sest kellegi huvides ei ole see, et me hakkasime müüma toodet, mis ei toimi. No me oleme täna ka siin katsetamas Splashi, väga hea on. Mina annan enda heakskiidu ära, et mina ostaks. Selle peale võtame. Jah. Aga, et minna nagu natukene ajast tagasi, kui nüüd mõelda selle peale, kuidas sa ise oled jõudnud tänasesse positsiooni, et kui keegi tahaks täna alustada, mis oleks sinu soovitused talle, kuidas alustada näiteks sarnase ettevõtmisega? Ja ma arvan, et esiteks, nagu, kui me võtame noored, siis noorena on ülihea alustada, seepärast, et kui sul ei ole mingeid kohustusi, pangalaenusid, no mis iganes kohustusi, elad võib-olla vanemate juures, saad näiteks oma taskurahast esimest ettevõtet alustada. See on ideaalne aeg, et alustada, siis sul ei ole mingit pinget, et sa pead succeedima, et sul peab see asi nagu hästi minema. Kui sa oma taskurahast ilma jääd, no siis kurb küll, sa ei saa Vitamin Velli või Splashi osta, aga noh, elad üle. Küsid sponsorlust hoopis. Aga jah, kuidas alustada? Ma arvan, kõige olulisem on see, et mitte kuidas, vaid lihtsalt alusta. Kuidagi alusta. Ja siis see tee nagu viib sind lihtsalt tõenäoliselt õigesse rööpasse. Kõige olulisem ongi alustamine, sest nii paljud inimesed räägivad, et nad tahavad midagi teha, mitte kunagi tee. Aga nii vähesed reaalselt teevad. Et esimene asi, alusta ja hakka tegema. Teine asi, ma arvan, et leia mingi nišš, mis võiks olla nagu natuke erinev olemasolevatest toodetest turul või pakkujatest, kui me võtame teenused. Et mingisugune su enda nišš, mida sa saad müüa, et miks sinu toode on erilisem kui teised turul olevad tooted. Et näiteks Splashi puhul me tõime turule toote, mis on nagu põhimõtteliselt naturaalne vesi, aga maitsega ja ilma suhkruta. Sellist kooslust nagu väga pakkuda täna turul ei ole. Et see nišš ja sealt nišist ka edasi, et siis jää kindlaks ka oma nišile. Et minegi lõpuni sellega välja ja turunda seda, mitte ainult ära tee niši, vaid turunda ja müügi seda niši ja ole nagu selles kindel ja tugev, et see jõuaks inimesele kohale. Ja, aga tegutse. See on kõige olulisem. Lihtsalt hakka pihta. Ma mäletan, kunagi oli kuskil, mul kodus on tegelikult olemas selline postkaart a la D-Viidalt saadud Mainori postkaart ja siis seal on mingi quote, et tähtis on alustada, et Steve Jobs alustas enda vanemate garaažist. Täpselt nagu ja, ärge muud jätkegi meelde siit podcastist võib-olla, kui ainult seda, et number 1, alustage. Hakka pihta. Sest sa ei saa kunagi jalgpalluriks, kui sa ei lähe jalgpallitrenni näiteks või hakka jalgpalli mängima. Et see ükskõik mis asjaga see on nii. Või sa ei leia endale kunagi tüdruksõpra, kui sa ei lähe nagu enda seinte vahelt välja. Okei, või ei tõmba Tinderit, aga noh. Tänapäeval natuke lihtsam.
Okei, aga kui me nüüd esimene samm on tehtud, on ju, et sa hakkad pihta, kuidas sa nüüd müüd ja turundad seda toodet, mis sa oled nüüd valmis vorpinud või oled valinud välja, mida sa hakkad müüma ja turundama? No nagu ma ütlesin, et toode võiks olla nagu mingil määral erinev olemasolevatest toodetest või veidi parem ja edasiarendus. Siis ma arvan, et see müügikanali mõte võiks olla natuke sama, et püüa erineda nendest kohtadest, kus sa enda toodet müüd, et loomulikult nagu põhikohad, kus sa hakkad kokkuvõttes müüki saama ja käivet saama, on need tavalised, a la vee näitel tavalised poed, kus teised veed ka müüvad. Aga kuidas sa saad ennast nagu turul erinevaks veel teha, on see, et sa võtad ka teised müügikanalid endale. Et sa, näiteks Vitaminvelli näitel, me hakkasime Vitaminvelli müüma alguses apteekides. Miks apteekides? Et tuua see hea imidž sellest tootest, et ta on tervislik, isegi apteekides müüakse seda. Ja nii lihtne ja loogiline, ühtegi teist nagu jooki apteekides ei müüda ja see kohe eristas meid. Tervislik vitamiinijook läks nagu hästi kokku ka. Et otsi neid alternatiivseid müügikohti. See on päris lahe nagu point, et kunagi, miks telereklaamid nii hästi töötasid, oli ka see, et telekas näidati ainult uudiseid või väga mingid sellised dokumentaalsaateid. Ja siis, kui hakkasid reklaamid tulema, siis inimesed uskusid igat reklaami sellepärast, et see oli samamoodi nagu uudis. No täpselt, et see on nagu selles mõttes väga hea paralleel. Ja kui me müügi poolelt veel mõtleme, siis ma arvan, et alustakski nagu nendest nišikatest kohtadest, et selleks hetkeks, kui sa jõuad sinna nüüd masskohta, a la Selveri lettidel näiteks oma tootega, siis juba inimesed mingil määral teavad sind ja su toode hakkab sealt riiulist liikuma, sest suurte kettidega on see, et kui sul ei hakka toode sealt riiulist liikuma mingi poole aasta jooksul, siis sind visatakse välja ja sul läheb aega, et sinna ketti näiteks müüki tagasi saada. Okei. Kas te teete praegu kõikide toodetega mingi sellise protsessi läbi või on sul nüüd juba teistmoodi kuidagi see arenenud? No, need strateegiad on erinevaid, et paljude brändidega me oleme nii teinud. Aga võtame näiteks Splashi osas me saime kohe esimesest päevast Selverisse, Coopi ja Circle K-si müüki ja meil ei olnud nagu aega seda eristuvat müüki niivõrd palju teha. Natuke me teeme seda sellegi poolest, aga ütleme, et siin me siis üritame turundusega eristada. Me peame kohe tugevasti turundama hakkama, sellepärast, et inimene, kes läheb Selverisse, Circle K-sse või Coopi, ta peab olema kuulnud sellest brändist ennem. Et nullist niimoodi, et inimene pole midagi kuulnud sellest brändist, siis on üliväike tõenäosus, et ta läheb, võtab see riiulist, tooteid on nii palju ja kuidagi pead usaldusväärsust juba varasemalt tekitama. Ehk siis siin on nagu see eristuv turundus, et ma arvan turunduses ka jälle, et leia nagu mingi teistsugune viis, kuidas seda teha. Et meie olime Vitaminvelliga olime ühed esimesed, kes hakkasid sotsiaalmeediat kasutama turunduses ja influencerid hakkasime kasutama Eestis. Et see oli ka nagu eristuv. Tegelikult me alustasime 4 aastat tagasi Noko joogiga, kus me kasutame siiamaani influencerid, aga ainult näiteks fitness influencerid peaasjalikult. Et see on ka jälle mingi eristumine. Just, et nagu, ma arvan, see nišide leidmine on oluline, et kui sa ei ole A Le Coq, aga A Le Coopia, kes teeb nagu tooteid järgi ja lihtsalt price dumpinguga üritab turuosa saada ja oma võimsate suhetega jaekettides, siis väikse alustajana, kui sa tuled mingi Coca-Cola laadse tootega lihtsalt välja, siis see ei viisinud kuhugi. Ma kardan ka, et see price dumping samamoodi ka, et see ei ole jätkusuutlik. Tegelikult see bränd on ikkagi, mis müüb lõpuks. Just. Minu uskumus on, et brändidel on nagu suurem jõud. Aga mis bränd mingid uusi lahedaid peale selle Splashi nüüd te veel praegu maale toote või mis teil portfelli juurde on? Meie enda brändid on siis Splash ja Fruity, mis on smoothied ja mahlad. Ja kohe oleme Fruity alt lansseerimas paari ägedat tootegruppi veel. Et selle brändiga meil on tegelikult nagu Splashiga on idee koondada ühe brändi alla siis erinevaid tootegruppe. Et kui inimene juba meie smoothiesi teab, siis on väga hea tal ka meie mahlasi osta, eks ta saab usaldada juba seda brändi, seda toodet. Ja samas, kui me toome nüüd Fruity alla, oletame a la moosid, siis see bränd on jälle tema jaoks juba tuttav ja meie müügiedu on ka selle võrra võib-olla rohkem garanteeritud. Toodetest meil on siis Vitaminvel, Barbels, Noko, Biomari, Eesti ökolimonaadid, käsitöölimonaadid, Võrtsjärve ääres toodetakse. Väga ägedad tooted. Olen käinud ise pildistamas kunagi neil seal. No võt, kuskil seal marjapõõsaste vahel tegime. Reaalselt nagu Eesti marjadest ja puuviljadest tehtud limonaadid, need väga ägedad.
Siis on meil veel jersikakrõpsud, mis on niisugune better for you option tavalistele kartulikrõpsudele, ilma õlis praadimata siis toodetud, mis on väga hea kraam. Siis on kaerapiimad, Friendly Viking, sõbraliku viikingu kaerapiimad. Et noh, enamus sellised trendile suunatud tooted. Et kui me mõtleme võib-olla see sama eelmise küsimuse peale, et kust alustada ja mis see nišš võiks olla, siis samamoodi mõtle ette, et kuhu trendid maailmas liiguvad. Ja miks noorena on hea alustada? Sa tead trende kõige paremini. Ma juba tunnen, et ma ei tea kõige paremini, sest ma ei tea, mis sotsiaalmeedias toimub täpselt, ma ei tea, mis tooteid tegelikult noored nagu tahavad praegu tarbida. TikTok on see? Ei ole, aga olen vaadanud sinna tegelikult mõned korrad. Et see on ka selline koht, kus me veel ei ole midagi teinud, aga ma usun, et varsti teeme. Sul peab olema lihtsalt trendide jaoks ka, nagu, et sealt näha. Ja, just, et jah. Okay. Kas sa näed, et kunagi tulevikus on sul keegi juht ees ka sinu ettevõttes, et sa ise ei tee seda valikut enam, mis tooted kuskilt hakkame vaatama, mis suunda me liigume, et keegi teine juhib? Arenduse poole pealt, jah. Just. Ma arvan, et võib olla küll vabalt, et ma ei välista seda varianti, et kindlaid plaane konkreetselt ei ole, aga ma arvan, et nagu selle sama toote arenduse mõttes kindlasti võiks olla ja meil ütleme, mõned inimesed natukene seda vastutust täna enda peale ka mingil määral juba võtavad, aga lõplikult veel võib-olla päris mitte. Aga ma arvan küll, kui me mõtleme üldiselt ettevõtte juhti tegelikult, kes nagu ka personaliga tegeleks ja nii, ma arvan, et ühel hetkel võib olla keegi meie enda personalist ka piisavalt pädev, et oleks huvitatud võib-olla juhtima ettevõtet. Väga lahe. Nüüd ma ennem libisesin sellest nagu kiiresti mööda võib-olla, aga sa oled kunagi mulle rääkinud ühe ägeda loo, kuidas sa käisid Vitamin Velliga esimest korda kohtumise ja mis põhjusel üldse öeldi, et okei, saad diili meiega. Et sa küsisid, et miks sa mind valisid? Et see oli ühesõnaga taustalugu ka või? Sa räägi see taustalugu ka ja siis ma lihtsalt tahtsin sinna jõuda välja, et mida siis tänapäeva inimesed peaksid tegema, kes tahavad alustada, et kuidas nad peaksid. Väga lihtne retsept. Ja no ühesõnaga ma läksin siis ühe sõbraga koos Rootsi Vitamin Velli tootjaga kohtuma, kuna ma ise inglise keelt väga ei osanud, siis võtsin tema ka, sest ta oli Austraalias olnud aasta aega ja oskas inglise keelt märgatavalt paremini. Pidasime siis kontoris kohtumise ära, läksime lõunat sööma ja käisime pitsakohas söömas. Ja seal siis ma olingi sellele tegevjuhile, omanikule avaldanud muljet, et ma olin nii säravate silma ja suure entusiasmiga pitsat söönud ja samal ajal nagu Vitamin Velli mingitest võimalustest rääkinud, et ta mõtles, et okei, selle kutiga peab diili tegema, et ja seda ütles mulle siis mõned aastad hiljem, kui ma küsisin, et miks ta 19-aastasele kutile enda brändi Eestis usaldas, siis ta ütles, et mäletad, et me käisin pitsat söömas ja sa lihtsalt sõid sellise entusiasmiga seda. Ehk siis ma olin sellise entusiasmiga tegelikult sinna kohal läinud, ma mäletan seda tunnet, et see oli võimas ja power oli sees. Aga oled sa, et see ongi retsept siis kõigile ka praegu alustavatele ettevõtjatele, et minge poweriga ja ma arvan, et sa pead passionated olema ja täiega powerit täis lihtsalt ja uskuma ise kõigesse, mida sa räägid. Kus kohast sa ise selle usu ja siukse poweri leiad? No ütleme, tänaseks ma leian juba sellest, et meil on väga positiivsed kogemused oma brändide turundamisega näiteks Eesti turul, eks. Aga tol hetkel see oli puhas sellise noore kuti soov läbi lüüa ja ennast ettevõtjana proovile panna ja ütleme siis kehtestada või läbimurre saavutada tegelikult. Okei. Ja mõtlen, et ma enne mainisin seda, et minu arust sul on work-life balance väga hea, et alguses ei olnud loomulikult, tihti on asjad, mis tuleb käima joosta, tuleb nagu ise joosta, ise olla rattas. Aga et kui asjad arenevad, siis kuidas su work-life balance täna on, kas sa teed jälle mängid jalkat ja abielumehena, kuidas kodus? Ja, no tegelikult nüüd me olime peaaegu aasta aega, ütleme siis kontorist olin täiesti eemal, aga reisisime ka suurem osa sellest aastast. Ja selles mõttes jälle müts maha mu tiimi ees, et
veidi rohkem kui aasta tagasi, kui ma märku andsin, et ma abiellun ja pärast seda aastasele mesiaastale lähen. Et siis kõik on oma nagu tööga super hästi hakkama saanud ja ütlen nii, et reisil olles ma olin ikkagi nagu asja juures, tegin ikkagi tööd ka, aga mitte kindlasti sellisel koormusel nagu kontoris olles. Ja selles mõttes kõik meie inimesed tegid oma töö suurepäraselt ära, nii et work-life balance oli tol hetkel minu jaoks väga rohkem nagu selle minu enda hobide ja reisimise peal. Life'i peal oli work-life aga samas see work-life on ka nagu halb väljend, et work on ka life, nii et jah, ma arvan, et see ongi ettevõtja on see hetke nagu elustiili, see ongi su elustiil, eks. Seal nagu raske piiri otseselt tõmmata, sest kui ma käisin Brasiilias poes, ma läksin ikkagi ja vaatasin, mis põnevad tooted seal on mõttega, et mida umbes võiks isegi Eestis teha. Et ühesõnaga kokkuvõttes praegu ma olen väga rahul selle balansiga, tasakaaluga töö ja eraelu mõttes. Ma naudin igat päeva tööl. Jah, eraeluliselt samamoodi kõik väga mõnus, saab sporti teha ja meil on tegelikult firmas ka siis kodukontoripäevadeks ja kõikidele inimestele välja arvatud müügimeeskond, müügimeeskond. Ja siis on sellised pausid, et sa saad nagu, tegelikult sa võidki lihtsalt tööpäeva minna ka trenni ja ennast vahepeal värskendada, et pärast värskemana tagasi tulla. Okei. Ja kuidas see nagu saavutatud on niisugune usaldus ja lihtsalt kohe teine küsimus otsa, et miks müügimeeskond sellest osa ei saa? No, kodukontoris, kuna meie müügimeeskond on selline, kes käib reaalselt poodides, kohvikutes, spordiklubis koha peal, siis neil on üsna raske kodukontorit teha. Et aeg-ajalt on erandeid, aga üldiselt igapäeva töös nad lihtsalt ei saa seda teha nagu oma töö iseloomu tõttu. Okei. Aga et teistega on sul tehtud ka kuidagi nii, et sa saad mõõta inimeste mingit töökust tulemust või sul on lihtsalt nagu, kuna kõik läheb väga hästi, siis sul on lihtsalt lihtne anda neid päevi või kuidas sa selle otsuseni oled jõudnud üldse? No see, ma arvan, et iga ettevõtja tõenäoliselt tundis pärast koroonat või koroona ajal seda, et inimesed tahavad kodus rohkem töötada. Mõned inimesed kusjuures tegelikult ei taha ka, see on ka huvitav. Et mõndadele reaalselt meeldib kontoris, aga on osad inimesed, kes tahavad kodus töötada. Ja meie eeldus on see, et ta kodus nagu töötab põhimõtteliselt ikkagi samamoodi nagu ta kontoris töötab, ehk siis nagu ta ei pea olema midagi ette teinud või tulemused ei pea olema nagu üle selle eesmärgi, et ta saaks nüüd kodus töötada, vaid tulemused peavad olema nii, nagu me oleme kokku leppinud või nagu eesmärgis enam-vähem, et aga kui me räägime töötajate nagu eesmärgistamisest või töö tulemuste eesmärgistamisest, siis müügimeeskonnaga on üsna lihtne, eks, et seal on müüginumbrid, mida me jälgime. No, seal on jah. Aga ma ise olen märganud ka sellist asja, koroona ajal lihtsalt tuli välja, et mõned inimesed teevad kodus isegi rohkem, et nad ärkavad hommikul, neil läheb aega, et ennast sättida kuskile valmis, teevad enda toidu ära, juba vaatavad, hakkavad tööd tegema. Et see on ka väga minu arust lahe fakt, et kõik kartsid seda, et mis nüüd saab, kui inimesed lähevad koju tööle, aga mõned inimesed hakkavad palju paremini veel tööle kodus. Jaa, nõus, ma arvan, et osadel inimestel tegelikult, ma arvan, ma isegi vahel olen, kui sul on mingi väga süvenemist vajav teema, siis sa oled nagu üksinda kuskil kodus töötades palju efektiivsem. Selle, kui sa pead võib-olla kontoris nagu erinevatele küsimustele vastama kolleegide poolt ja nii edasi, et jah. Ma saan aru, et teil ei ole avatud kontorina? Meil on niimoodi, et meil on 5 inimest ühes ruumis ja 3 inimest teises ruumis. Nii et selles mõttes mitte täitsa avatud, aga 5 inimest ühes ruumis on ikkagi selline. Ja seal ikkagi juba küsitakse asju. Just. Et kui sinu enda käest küsitakse ja kui sul on mingid ülesanded teha, siis sinu lahendus ongi see, et sa lähed, oled kodus, mõtled selle mõttetöö ära või kuidas sa teed? No meil on tegelikult põhimõtteliselt teoorias paika pandud ka see, et kui kellelgi on, kasutame Teamsi, kui kellelgi on Teamsis pisi peal näiteks ja tal on kõrvalapid peas, siis tema poole ei pöörduta. Teine asi on see, et meil kontoris tegelikult 2 ruumi, kus sa saad nagu eraldatult ka oma tööd teha. Koosvõituruumis ja siis teine selline puhkenurk. Aga jah, üldiselt ma lahendan nagu niimoodi selle, aga vahel, kui on mingid suuremad projektid, siis ka kodust. Kus kohast sa igapäevaselt ise inspiratsiooni hangid nii ettevõtluse kui muude asjad, nagu toodete kohta samamoodi? Ettevõtluse osas või
tootjana nagu inspiratsiooni kindlasti mingil määral lugedes, kuigi seda võiks ma arvan rohkem teha. Aga noh, ma arvan, et üldiselt nagu see silmad lahti ringi liikumine reisides, ka Eestis või poodides käies, internetis, kui sa näed mingeid põnevaid tooteid. Aga teisalt ka hästi palju, kui meil on 10-liikmeline tiim, siis sealt juba seda infot tuleb nagu piisavalt palju, kui me mõtleme nüüd toodete osas. Kuigi samas ka, ütleme, ülemusena inspiratsiooni saad, ma arvan, nagu mingis mõttes või vihjeid, siis sa saad oma töötajatelt ikkagi ka, et mida võiks mingit teistmoodi teha. Ja kuna mul endal puudub suures ettevõttes töötamise kogemus, siis ma tihtipeale küsin oma sõpradelt, kes töötavad suurtes ettevõtetes, et mismoodi neil mingi X süsteem lahendatud on ja kuidas meie võiksime lahendada. Et see on nagu minu jaoks olnud väga kasulik erinevate aspektide juures. Mis on kõige parem point olnud, mis sa oled niimoodi teada saanud? Ma arvan, et kõige parem point, mida me oleme tegelikult rakendanud nüüd üle 5 aasta, on olnud seesama müügimeeskonna eesmärgistamine näiteks, et kuidas neile eesmärke panna, et nad oleksid ise motiveeritud ja samas, et need eesmärgid ei teeks neile liiga, aga samas ei teeks ka nagu ettevõttele liiga. Et seal nagu need süsteemide loomine lihtsalt on olnud, ma arvan, üks kasulikumaid asju. Lahe. Kas sul jooksevad seinte peal ka kuskil mingid tulemused asjad, et kui palju keegi müünud on? Kui see saladus ei ole? Seinte peal täna ei jookse. Me trackime neid küll nagu selles siis müüke igapäevaselt, aga see dashboardi mõte, et seina peale panna, see tegelikult on meil teema, et jumal lahe oleks. Meil on üks dashboard põhimõtteliselt valmis, aga nüüd on lihtsalt vaja välja mõelda, et mida me nagu täpselt tahame seal kuvada. Aga iseenesest ma arvan, et see on nagu ülimotiveeriv, see on lahe, kui sul on veel konkreetsed eesmärgid ka, siis see on nagu siuke fun asi ka, mida vaadata, näe, ma ei tea, Jüri, sul on siin Vitamin juba 100 pudelist, mis pidid täna müüma, on juba 120 müüdud, et hea töö, eks. Väike võistlusmoment on ka nagu inimestel ütlema vahel. Ja põnevus. Jah. Aga sa rääkisid korraks, et teil on inimesed võivad päeval sporti käia tegemas ja nii edasi, aga kas teil on ühiseid mingeid spordiüritusi ka, kas teil on mingid suvepäevad ja sellised üritused ka? Üks asi, mille me aasta tagasi võtsime jälle töötajate tegelikult ideest inspiratsiooni saades, võtsime kasutusele on ühisreeded. Eks me tegime üle nädala, tegelikult nüüd jälle alustame, suvel oli paus, aga üle nädala ühisreeded siis, kus vahetustega iga üks meie hulgast viib läbi mingi X tegevuse. Oleme käinud näiteks videomängukeskuses lihtsalt vanu telekamänge mängimas, oleme käinud sporti tegemas, et kontoris mingi presentatsioone lihtsalt kuulanud, vaadanud, kontorit isegi tegelikult nagu korrastanud ühe ühisreede käigus, et kus on, millel on pärast siis järgnenud siuke häng. Need ühisreeded on olnud jah, nagu vabas vormis, chillid koos viibimisajad, mis algavad reedel tööajast, umbes paar tundi tööpäeva lõpust ja tihti nagu jätkuvad siis pärast tööpäeva veel vabamas vormis. Sa oled ise ka alati kohal seal või? No selles reisil olles suur aeg ei olnud kohal, aga Skype käis? Muidu küll, jah. Tegelikult meil oli, me tegime Zoomi kaudu ka selle ühisreede koroona ajal 1 korra vähemalt, kus me siis kõikidel töötajatele viisime snackboxid ja joogid ja siis meil olid seal kindlad mängud, mida me mängisime nagu online'i kaudu. Väga lähe. Aga muidu suvepäevad ja talvepäevad ja oleme käinud Ukrainas näiteks, Tšernobylis käisime 1 aasta suvepäevadel. Et päris hea. Sellist asju teeme. Okei. Kuidas Tšernobyli muljad olid? Päris rööstitu. Aga huvitav on see, et see on nii metsa kasvanud, et tegelikult aru ei saa, et seal nagu nii suur linn reaalsus on ja nii palju maju on. Et kui sa vaatad mingit droonikaadreid näiteks, siis sa saad aru, kui suur linn ja kui palju maju seal on. Aga seal sa oled nagu metsas põhimõtteliselt, vaatad, et üks lagunenud hoone ühe nurga peal, siis veits aja pärast näed teist lagunenud maha jäetud hoonet. Ja muidugi see, et kõik asjad a la õpikud ongi nagu lahti jäetud selle koha pealt koolis, kus nagu tuli joosta. See on päris karvastav, jah. Aga huvitav on näha, kui kiiresti loodus tegelikult hakkab taastama ennast. Okei. Korraks käis läbi, et raamatutest saad inspiratsiooni. Kas sul on mingid raamatusoovitusi ka kuulajatele? Ma tean, et varasemalt sa oled igal pool maininud Robert Kiyosakit nagu noortele inimestele. Ma ise ka soovitaks kindlasti, minu arust väga hea, nagu see on siuke A ja B algus üldse nagu
kuidas rahale ja ettevõtlusele vaadata, minu arust see on kõige parem. Ma 9. klassis hakkasin seda lugema ja siis sealt saingi nagu selle mineku, et üldse ettevõtjaks hakata. Ehk siis noortele ma soovitaksin seda tegelikult ükskõik mis vanuses, kui te lugenud ei ole, ma arvan, et see kulub marjaks ära, et kindlasti on mingid asjad, mida võtta enda jaoks, mida võib-olla jätta. Aga kui me mõtleme nagu muidu raamatutest, kohe pähe ei viska, aga ütleme niisuguse sihikindluse poolest, just see, et hakka pihta ei ole sihikindel. Kunagi lugesin Mart Poomi eluloo raamatu läbi ja see oli nagu minu jaoks, kuna ma jalkafänn ka, oli väga inspireeriv nagu selle töökuse ja sihikindluse mõttes, et kui palju selle mehel on mingi vigastus ja probleeme olnud, põhimõtteliselt nagu noorest Eesti Vabariigis saada Arsenali klubisse väravaiks nagu respekt, see on ikka väga-väga hull. Ja neid raamatuid, filme on, praegu lihtsalt kohe ei hüppa pähe, aga ütleme filmides tegelikult üks minu jaoks inspireeriv ja nagu ma arvan, et meie lääne ühiskonnale hea näidislugu on Malavist, kus me käisime siis abikaasaga eelmisel sügisel ja Aafrika mulle meeldib väga sellepärast, et seal sa saad aru nagu millises luksuses meie elame, kas või siin toas, et meil on soe ja kui meil vaja on siis, kui meil on liiga palav, siis me saame jahutada seda tuba ja meil on süüa ja meil on vaip ja meil on elekter. Et see nagu mikrofonid, mikrofonid, kaamerad, köök ilmselt kuskil nurga taga, eks. Seal nagu siukseid asju üldiselt ei ole. Aga film on siis The Boy Who Harnessed the Wind. See on siis lugu ühest noorest poisist, kes elas Malawi ühes väikses külas. 2000. alguses oli seal väga-väga suur põud ja söögiga oli juba väga-väga kriitiline, oli juba massirahutused ja väga-väga kriitiline olukord kogu riigis. Ja mis see poiss siis tegi, ta visati koolist välja, sest ta vanematel ei olnud raha, et õppemaksu maksta. Aga ta sai raamatukokku kuidagi pääsu, kooli raamatukokku ja õppis ise ühest siis Ameerika raamatust, kuidas teha tuulegeneraator. Ja läbi mitmete takistuste, nagu ikka ettevõtjatel tuleb takistusi, tema võttis ette, et teha tuulegeneraator, tegi lõpuks selle ära ja see põua mure oli nagu mingil määral leevendatud. Mega sai kumbata vett ja muid asju teha sellega siis. Väga huvitav. Ja mis osasid ta kasutas, tal tõenäoliselt ei olnud ju kõiki osasid, mida generaatoriks vaja. Kõige suurem probleem oligi see, et ta oli jalgratast vaja. Ja seal mis siis ringi keerleks, eks. Ja ta isal oli jalgratas, aga see oli põhimõtteliselt nagu pere üks suurimaid varasid. Ja ta läks juba isaga seal nagu päriselt ka tülli ja peaaegu kaklema selle pärast. Tahtsid oma sõpradega röövida isalt põhimõtteliselt selle nagu, ja asi läks päris inetuks, aga lõpuks isa sai aru sellest ja andis ta selle jalgratta ja kogu küla oli õnnelik. Ja nüüd see mees siis, see mees, kes päriselt selle tegi, see nagu tõesti nüüd lugu. Ta nüüd on ka inspireeriv kõneleja Malawis, aga üle Euroopa, üle maailma käib tegelikult rääkimas ja tal on erinevad ägedad projektid, mida ta siis Malawis ellu viib. Väga inspireeriv. Väga lahe, eks mulle tundubki, et rasketest oludest tuleb nagu väga viljakaid või toredaid inimesi. Kindlasti. Selles mõttes Eesti 90. Poomi näide on ka nagu hea minu arust, et aga kuhu edasi, kuhu GKR Trade nüüd läheb ja kuhu sa võib-olla eraisikuliselt ka nagu, mida sa järgmisest tahad ette võtta ja teha? Okei, kummast alustame? Alusta GKR Trade'ist. Okei, GKR Trade. GKR Trade'il on tegelikult nagu sihid paigas, et meil on täna üks ports importbrände, mida me Eestisse toome ja siin siis turustame. Aga ütleme, et meie visioon on tuua välja rohkem enda brände, nagu näiteks Splash ja Fruity. Toota tooted nii palju kui võimalik Eestis, et Eesti majandusele üldiselt nagu head pakkuda. Ja teisalt siis sellest järgmine samm on eksport. Me oleme tegelikult toimetanud Lätis ja Leedus, kus meil läinud väga hästi 5 aastat tagasi, tulime sealt tagasi, aga nüüd me oleme uue struktuuriga sinna peale minemas ja loodame, et seekord läheb paremini. Ma olen üsna kindel, et läheb. Ja ütleme nii, et kui meil Baltikumi mõistes mingi bränd ennast õigustab, meie enda bränd, oletame jälle näiteks, et see sama toode siin, siis miks mitte nagu laiemalt eksport, et see kindlasti oleks tegelikult nii eraisikuliselt kui ka nagu firmale põnev, kõikidele kolleegidele põnev ja väljakutsuv, et see on idee. Luua enda brändid, mida saaks üle maailma soovi korral müüa.
aga sa ütlesid, et alustaks Baltikumist, et kas see põhjus on selleks, et odav on transportida või miks just meil on lähiriigid? kliendid on Baltikumi ülesed, mitmed, eks Rimi, Circle K, Okay. R-kiosk, Maxima näiteks. Et see on nagu üks point, teine point on see, et tegelikult paljud tootjad tahaksid, et neil oleks Baltikumi regiooni peal üks distribuutor. Ehk siis me pakume oma tootjatele ka seda võimalust, et nad saavad kohe 3 turgu katta. No, Soome turg on ka meie jaoks tegelikult nagu selline huvipakkuv olnud ja põnev, aga ja kindlasti potentsiaalikam tegelikult kui Läti ja Leedu turud. Aga noh, seal on omad väljakutsed, et ta võib olla potentsiaalikam, aga seal on tõenäoliselt konkurents suurem ja raskem sinna turule võib-olla kokkuvõttes sisse saada ka. Aga ma loodan, et kui me 10 aasta pärast uuesti podcasti teeme, siis me oleme Soomes ka. Väga hea. Ja eraisikuliselt. Jaa, eraisikuliselt 10 aasta perspektiivis näiteks või? Näiteks. No võiks, ma arvan, et noh, esiteks võiks 10 aasta pärast endiselt abielus olla, õnnelikus abielus, eks. Mitme lapse isa? Mitme lapse isa, aga mitme tahad ka teada või? Jah, oli küsimärgiga. No ma arvan, 2-3 oleks okei. Jalkameeskond ei teegi? Jalkameeskonna saab sugulastest kokku. Okay. Selles mõttes meil on fine. Jaa, sport, siis füüsilises mõttes tahaks ka veel paremas vormis olla kui praegu oma 30-ndates, siis jalgpallurina tahaks veel paremas vormis olla. Ja ma arvan, et üleüldse nagu loodame, et koroona aeg saab läbi, et siis nagu tegelikult tahaks reisida rohkem veel, sellepärast et see maailma nägemine annab nii palju tunnetust juurde, et sa saad nagu, sulle tundub, et sa võib-olla ei õpi, kui sa reisid, aga tegelikult läbi selle kogemise ja tunnetamise sa saad nii palju kaasa, nagu kas või inimesena sa ise muutud, kui sa kohtud selliste inimestega nagu need Malawi inimesed näiteks. Kindlasti. Ja sealt tulevad ka väga inspireerivad lood, mida sa meile saad edasi rääkida ja meie kuulajad äkki võtavad ka sealt millestki kinni ja näevad, et tulebki alustada. Just, lihtsalt hakka pihta. No nagu sina hakkasid podcastiga. Jah. Aga ma tänan. Ma arvan, et sellega võime kokku võtta tänase podcasti ja kuulajatele ka, et ma panen need pointid kirja siis, millest täna rääkisime ja selle soovituse ka, selle Boy Who Harvest the Wind. Et aitäh! Aitäh sulle!